Head sõbrad, algamas on kodustiili nipinurk ja nipinurk tõepoolest, võtke endale paberid, pastakad välja, kirjutage need nipid üles, sest me anname nüüd nippe, kuidas oma kodu puhtaks saada ja ennekõike, kuidas oma kodu ka puhtaks jääks. Ja kuna väljas on ilus kuulne sügis, siis tahaks ju aknast välja vaadata ja me alustame koos Eloga akende pesust. Elo jagab nüüd nippe, kirjutage teie üles. Just. Et sügis kenasti sisse lasta, selleks oleks vaja aken puhtaks pesta. Ja akna puhastamisel on vaja alustada raamidest, sest kui raamid on puhtad, siis me ei määri pärast klaasipinda. Kuna ma näen, et ma ise siia ei ulata, aga sa pikk poiss, ma annaksingi sulle selle ülesande, et alustad kõigepealt raamidest. Raamid täiesti puhtaks, on? Ja, kõigepealt raamid puhtaks. Nii, raama puhtaks tehtud. Oi. Seda isegi televisioon ei kannata. Liigume edasi. Ja. Et nüüd on hea võtta selleks pesur. Pesur on meil juba niisutatud. Aga mingid vahendid ka pandud? Ja, siin on pesuaine sees. Ja siis selle sama pesuriga ühtepidi ja teistpidi seda pesta. Järgmine samm on siis klaasi kuivatamine. Ehk siis kui raam on tehtud ja aken on pestud? Just täpselt. On selline hea kummiliist siin, hästi hea pehme ja ütleme kodumaja pidamises siis lihtsalt tõmmata, kõige lihtsam variant on tõmmata lihtsalt ülevalt alla. Ja kui sa oled alla jõudnud, siis kuivatad selle kummiliistu ära, et ta uuesti jälle märjaks ei teeks. Et oluline on ka vaadata üle akna ääred, et siis võib klaasilapiga siis akna ääred ära kuivatada. Nii, see aken on nüüd puhas. Kui me võrdleme nüüd teise aknaga, kuidas me üldse enne siit välja nägime, on ju? Aga sõbrad, akendega ma ei piirdu. Jätkame nippi rubriigiga ja nüüd hakkame rääkima sellest, kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha. Tegelikult rahani me ei jõua, aga sellest võiks küll rääkida, et kus kohas see tolm siis tuleb kogu aeg? Tõmban ära lapiga jälle tagasi. Ja eks tolm tuleb meil akentest, tuleb meil endist, tuleb meil riietest. Okay. Aga tolmu juures on hea asi, ütleme, see on paratamatus, et ta tuleb, aga see on nagu ka vanadus. Sa saab edasi lükata õigete koristusnippidega. Kuidas ma saan lükata tolmu tulekut edasi? See on nii võimatu. Ja, aga näiteks kõrged pinnad, et kui puhastada kõrgeid pindasid regulaarselt. Näiteks siin ma näen, et siin on väike vahe. Mul on selline hea tolmumõõk, mida saab keerata. Ja kui see siia vahele suruda nüüd ja tõmmata, siis siit me saame tolmu kätte. Ja kui sealt on tolm võetud ja näiteks aknad on lahti, siis seda ei tule ka meile pindadele. Nii, mis nippe sul on jagada vannituppa? Vannitoas on väga hea see, kui sa kohe peale duši all käimist kuivata ja pühkijaga vee kokku korjad või siis ka klaasi pealt, siis ei teki veesetteid. Järgmine nipp. Kumbad peaks eelistama ja nüüd kraanikausi juures? No kindlasti harja, sest švammi sisse jäävad bakterid ja seda peab väga tihti ka vahetama. Aga hari, see kestab kauem ja seda saab puhastada näiteks ka nõudepesumasinas. Kes veel rohkem nippe soovib teada saada, siis on olemas selline tore raamat nagu koristamise käsiraamat Puhastusekspert. Aga tegelikult, sõbrad, teil ei ole seda vaja. Teil ei ole ka neid nippe vaja, mida meie siin Eloga teile näitasime. Teil on vaja lihtsalt teada seda, et Elo pakub sellist toredat teenust pealkirjale minuteenused.ee. Tegelikult saab ju selle sama kodulehe kaudu sinuga ühendust võtta. Just. Või siis sulle otse helistada ja sind endale külla kutsuda. Aga räägi, mis koristusteenused sa siis täpselt pakud? Täpselt nii, nagu me tegime, akendepesust kuni milleni välja siis? Minuteenused.ee lehel on kõik olemas. Millised teenused me pakume? Näiteks äriklientidele ja eraklientidele. Me pakume siis suurpuhastusi, hoolduskoristusi, tekstiilide puhastusi, elulõpukoristuse ja ka kojamehe teenust näiteks. Kui tellid koju koristaja, sa ei pea kartma, et tuleb mingi mammi dressipüksid harja otsas. Meie firma töötajad on kõik läbinud koolituse, nagu ma isegi, mul on kutsetunnistus selles valdkonnas ja meie töötajad teevad asja südamega, sest neil on ka ametiuhkus. Ja tegutsete siis Eestimaal kus kandis? Põhiliselt me tegutseme Tallinnas ja Harjumaal ja meil on ka mõned kliendid Tartumaal. Aga kui ütleme ausalt, et omavahel niimoodi küsin, et on eestlaste kodud mustad või puhtad siis? See on konfidentsiaalne info. Assa Mait. Nii, aga teie kodud võiks ikkagi puhtad olla. Minuteenused.ee, kutsuge Elo endale külla.